Loeksin teile ette nüüd ühe kirja ja seletaksin, mis toimub Eestis siis ja kui tõsine see asi on. Ketri saatis mulle sõnumi nädal aega tagasi. Reisisin ja mõtlesin, et kas ma loen selle ette, sest ma ei ole koordineerinud ja see on tähtis. Ketri on naaber Türi Arkmas, seal kus piinatakse tuhandeid naisi ja Kabalas tuhandeid lapsi. Ja see on saatuse iroonia, et ma sattusin sinna Türi Arkmasse ja nüüd tema sõnum on selline: elan väga lähedale sellele kohale, kus te filminud olete. Samas ka minu kodule on üks neist hoonetest väga lähedal. Ainult jõgi on vahel ja näeme muretult seda hoonet ja kuuleme lastega tihti neid karjeid. Suvel, kui on aknad lahti nii ööd kui ka päevad, on minu vanim laps mind pidevalt ülesse ajanud keset ööd, kuna on endast väljas, sest õuest üle jõe põllult kostub hädakisa. Endal on ka tihti süda nii rahutu, kui isegi sellest hoonest kostab läbi kinnise toa akna neid karjeid. Olen isegi mõnel korral kirjutanud inimestele, kes on sellega seotud, et kas juhtus midagi sel ajal, et süda valutas nii jubedalt nende häälte peale. Ära näe vaeva, seal on eriline sort inimesi puki otsas. Suvel, kui nad väljas on, käime vaatamas, aga mõtted teeb see alati kurvaks, kuid nähes neid õue jooksmas rõõmuga, tekib korraks rõõmsam meel ka omale, kuni jälle koputab õlale see mõte, et mis reaalsus on ja kui lühike see rõõm neil on ainult. Kirjutasin Telegramile, läbipaistvale meediale, nad pole vastanud mulle. Saatsin sõbrakutse Elvis Brauerile, pole vastanud. Nii, kui asi hakkab mõjutama Eesti laste ja perede elusid, ma ei tea, kui vana see laps on, aga ütleme, kui laps on 1–10 aastat vana, kogu tema olemus nendel aastatel on nagu sponge, ta imeb informatsiooni enda ümbert ringi. Okei? Ja loomulikult ka täiskasvanud inimesel jätab see psühholoogilise trauma jälje. Mis on morfogeneetiline energia, millest ma kaabutan kogu aeg? Ta on biokeemiline, mentaalne, spirituaalne, metafüüsiline energiaväli, mida toodab elus olev olend, kellel on süda, veri, nagu nendel naistel Türi Arkmas ja Kabalas nendel lastel. Räägitakse adrenochromist ka biokeemilisel tasandil, aga räägime siis, kuidas see mõjutab seda peret ja kogu Eesti riiki, kui see elusolend toodab morfogeneetilist energia välja. Ma arvan, et kuulsad inimesed on öelnud seda ajaloos, Einstein, Tesla, et kõik on energia. Ja kui sa paned kokku tuhandeid piinatuid elusolendeid ühte kohta, nad toodavad seda morfogeneetilist energia välja, mida saab mõõta, tunnetada,
katsuda, preserveerida, edastada, seivida, moonutada, manipuleerida. Minge kohale Türi Arkmasse ja tunnetage, mina olen tugev inimene, aga see lõi minu rivist välja, sest ma olen hingega inimene, mina ei ole konservatiivne. Eriti märts 2023 saati, kus iga inimese hing pidi tõestama oma hinge olemust, kes on osa 25% sellest grupist, kes on maailma need edasi viijad, 25% me peame osalema, jagama ja aitama üksteist. Kui sina teed vastupidist, siis sa oled langenud arkoonide lõksu ja seda nad tahtsidki, et kõik tõmbaksid oma energiat tagasi, jälgiks mängu ja siis lõpetaks just ennem finaali jõudmist, kus vaenlase paat upub ja ka inimkonna paat upub, et kes siis ennem enda uppuvat paati seda aega pikendab. Kui sina ei tee midagi, näiteks ei jaga seda sõnumit nüüd, kuidas selle vaese pere mitte ainult elud, vaid ka vesi nüüd reostatakse nende farmide ja tapamajade juures, siis sa ei ole osa nendest hingedest, sa tõmbasid selle juhtme välja liiga varakult. Nüüd ongi just aeg. Märts 2023 anti viimane võimalus, 75% pole meie tuleviku üle seda otsustust, aga 25% on vaja nüüd hakata midagi tegema. Läbipaistev meedia ei ole vastanud, nad on siis nagu näidanud enda seda hoolivust Eesti riigi osas. Ma ütlesin, palun võtke ühendust selle naisega. Minuga ei pea rääkima, mina olen nii ebameeldiv inimene. Et nüüd, kui räägime veest, Rakvere tapamaja juures see tapetud loomade mass, vesi, Valgas, igal pool akupunktuuride kohade peal on piinabaasid, Türi Arkma on Eesti süda. Vaadake Türi Arkma lippu. Et samamoodi nende farmidega, kui see läheb sinna lubatud põhjakihti, selline vesi, siis on olukord väga halb olnud kogu aeg. Nagunii antakse inimestele WC-poti vett Tallinnas. Nii et torgitud inimestel pole vaja muret tunda selle C-tähega algava asja üle, kuna sinu WC-vesi on läbi käinud sinu armastatud venelase WC-potist vähemalt paar miljonit korda läbi. Räägime siis nendest väikelinnadest, kus need farmid ja loomatapamajad on ja mis selle veega toimub. Legaalne puuritud kaev tohib olla 25–30 meetrit. Kui sa lähed sügavamale, tuleb selline vesi, mida joob King Charles ja selle nimi on primary water. Ma olen sellest rääkinud 2018 saati Deborah Tavaresega. Primary water on see vesi, mis ei lõppe mitte kunagi. See on emakese maavesi. Primary water, seda ei lubata meil juua. See on see geeniuse vesi, aga meil ei lubata kaevata, sellepärast kaevud, põhjavee kihil olevad kaevud kuivavadki ära ja reostuvad. Sest primary water, mis on tegelik vesi, meile ei lubata juua, sest see on hoopis teine asi. Nii et seda sa vist ei teadnud. Põhjavesi nüüd nende farmide juures, tapamajade juures on täielikult rikutud, nende perede elud, jätab see jälje, laps äratab ema ülesse iga öösel ahastuses, mis on need appikarjad, mina olen kuulnud neid, mine kohale ja vaata. Siin pole mõtet kritiseerida seda 25%
inimest, kes seal on, need osakesed, kes teevad musta tööd ja siis ülejäänud arvavad, et ärkamine toimub ja siis nad surfavad selle musta töö tehtud laine peal, mis teised on ära teinud nende eest. Siin on vaja osa võtta, seda videot tuleb jagada, sa pead allkirjastama petitsioonile, et siis minutaoline saaks musta tööd edasi viia, sest allkirjastatud dokument on allkirjastatud dokument. Ja see annab mulle toetust, et asju edasi viia. Selline morfogeneetiline energia mõjutab kogu Eesti riiki. See oli saatuse iroonia, et ma sattusin sinna, minu sisehääl ütles mulle keera sinna baaside poole, ma sõitsin üksinda Võrust augustil ja mulle tuli informatsioon, ma pean minema vaatama, mis toimub seal. Kui ma läksin kohale, ma nägin, mis toimus. Seal oli see baas, mis ongi Eesti reostatud energia põhjus, miks lapsed käivad psühholoogide juures, nad ei saa aru, miks see nii paha on olla, miks hingega inimestel on paha olla. Seal on need baasid, kus genereeritakse seda morfogeneetilist energiat. Kas sa saad aru, see mõjutab kõiki psühholoogilisel, spirituaalsel, karmilisel, biokeemilisel, füüsilisel, universaalsel tasandil. Kas sa saad aru minust, kallis inimene, selle eiramine viimase 20 kuu jooksul nüüd, mis läheneb, on halb mõte. Ära eira seda. Ära eira, sa pead just panustama, seda nad just tahavadki, et sa jälgiks mängu. See on väga populaarne termin Eestis, jälgi mängu ja ole strateegiline. Mul on seda öeldud palju kordi, mina seda ei tee. Mind ei huvita, mis inimesed arvavad, sest nemad ei hooli minu arvamusest. Miks ma peaksin hoolima selle 75% arvamusest, kes tegelikult ei otsusta hingega inimeste tulevikku. Nii et kelle arvamusest ma hoolin, on see 25% kuuluvast hingega inimesest. Ja see ongi saatuse iroonia, see kogu see Türi Arkma asi meenutab nüüd Erin Brockovitši filmi Julia Robertsiga, kus paljulapseline ema sattus advokaadibüroosse sekretärina ja tema esimene case oli üks sükene Türi Arkma taaline linn, kus kõik pered mürgitati ära, kõik lapsed. Nii et vaadake seda filmi, see Türi Arkma asi ja see veo reostamine nüüd, siin ei ole enam peldiku vesi. Ja siin ongi see torgitud inimus, ära muretse selle torkimise pärast. Sinu vesi on peldiku vesi konkreetselt ja see on läbi käinud sinu armastatud venelase WC-potist 2 miljonit korda juba ammu läbi. Nii et naudi ja ole muinn edasi. Aga seda Türi Arkma asja ei saa eirata. Jagage ja toetame seda peret. Teised pered ka, ma üritan selle naisega kokku saada. Ta saatis mulle kirja e-maili. Ja siin ennem 20 kuud seda lõpufinaali, kui sina arvad, et sina oled kõva mees ja jälgid mängu ja hoolitsed ainult enda pere eest. Aga mis saab teistest peredest, kes on osa 25% hingega inimestest? Ja meie peame koostööd tegema, sest siis saab maailma muuta ja Eesti energiat puhastada. Ärge keskenduge selle magaja arvamuse peale 75%. Keskendu selle peale, mis see hingega inimene sulle ütleb ja mida tema tunnetab. See jätab kõigile suure jälje ja me peame natukene hoolima ka nendest peredest ja mitte eirama neid. Mitte natukene, aga väga palju, sest sinu tulevik oleneb sellest, sinu laste tulevik. Ja kui sina üldse ei panusta mingis formaadis, isegi mõtetes kord nädalas 365 päeva aastas, et mida ma saaksin nagu teha, et panustada, et probleemi lahendada, siis väga suur küsimärk on selle hinge olemuse pea kohal. Ja olgu see õnnistatud, kui sa oled abielus sellise hingega, sest
siis on nagu viimase Matrixi filmis, kus tema pereliikmed ei olnud need, keda ta arvas nad on. Nad olid midagi hoopis muud. Nii et tee oma otsused ja ära kuula teisi. Tee otsused, mis ka on teiste huvides, nagu Elvis Brouwer ütles. Me peame seisma välja asjade eest, mis meid otseselt ei puuduta, aga see puudutab täielikult Eesti riiki karmiliselt, energeetiliselt ja viimased 20 kuud on olulised. Anna oma panus, jaga seda videot ja üritame nende tuhandete naiste eest välja seista, keda piinatakse Türi Arkmas.